Nii, nüüd sa oled väga entusiastlik, vähemalt. Nii, see oli Strike One. Strike One yeah. Ehk siis kuulaja ei saagi introt ja, et mis see nüüd toimub. Tavai, selge, ei, let's go. Tere, kallis kuulaja, algas 100 osa podcastist Ebaõnne 13. Täna on stuudios mina, teie saatejuht Mattias Naan. Külas on kaks hakkavat, mina ei tea, mingi stsenaristi või mingit kuradi dramaturgi või IT-venda või igal juhul põnev kombo tüüpe, ilus selline sookvooti mitte täitev osa. Meil on 3 nimega tüüp, kelle järjekorda ma täpselt ei mäleta, Mart Kampus ja Max Sommer või oli Sömmer või Sõmmer. Igal juhul tere tulemast stuudiosse, mehed. Mis siis võttis nii kaua aega, et alles 100-ndasse jõudsite? Ma ei taha nagu vahele segada tegelikult, aga see on umbes see koht, kus Mart segab tavaliselt vahele. Yeah. Nii et Mart, kas sa... Ma ütleks omalt poolt aitäh kõigepealt, et sa tutvustasid meid. See on tihti peale meil endil läheb meelest ära, me peame selle lisama pärast saatesse, et meil on külaline. Läheb tihti peale tunde läheb aega. Aga te pole varem käinud siin, millest te räägite, ma ei tea. Ja, lihtsalt las ma lõpetan loos ära, et kõigepealt meeldiv oli lihtsalt see sissejuhatus, mul oleks vaja seda, et sul oleks mingisugune catchphrase, mingisugune asi, mis sa ütled, mille järgi inimesed saavad nagu, ebaõnne 13, nagu mina ütlesin, tere toest ebaõnne tänavale, mai number 13, minu elutasas sa oled, ma ütlesin nagu niimoodi tavaliselt. Okei, nii et tere tulemast ebaõnne 13 podcasti ja seda ära sa küll mitte tee. Oleme stuudios. Jah, see on natuke müstiline, mis see on. Ja see tuli ka selles mõttes, see tuli ka nagu vales järg, sa oleks pidanud tegema selle enne, kui me ütlesime sulle, mida sa tegema pead, nagu saad aru selles mõttes. Okei. Kas see on nagu lahe öelda, kas see on siis eeposlik röstimisosa? See on rohkem nagu, ma ei tea, Eesti pärast, see on nagu kamastamine. Või siukene osa, et me kamastame üksteist ja eelkõige sind. See on ka viis, kuidas nagu mina mõtlesin, et see on ka viis, kuidas ma saan sinu saatesse lõpuks. Sest et nagu ma ei tea, kas sa teadlik sellest, aga sa oled nüüd kolmandat korda meie saates ja meie ei ole sinu saates üldsegi nagu olnud. Ei ole isegi kutsutud. Sellega on see põnev teema, tead, et mul on 2-kohaline diivan, mis on siuke, teate, Minimal Scandinavia, siuke kunagi ostetud krooni ajal mingi, maitse oli mingi 700 krooni, väga odavalt saadud. Ja ta on 2 inimese oma, aga nii-öelda kui ta on siuke ooteruumi vaibiga, et kui sa kujutad ette Rootsi 70-ndad kuskil hambaarsti kabineti ooteruum ja seal on selline diivan ja seal istub ees juba võõras inimene, siis sa sinna teise koha peale tegelikult ei istuks. Ehk et see on liiga kitsas diivan 2 külalise jaoks ja kahjuks, kuna te olete täiesti võõrad inimesed omavahel, siis ma ei tahaks teid panna sinna olukorda, kus te peate liiga lähedal. Aga selles mõttes ju, et nagu kui seal on, sest sul on ka tool, on ju. Et nagu, ja meid on 2, nii et võib-olla sa ei pea olema isegi seal ise. Et nagu me oleme sul külas ja siis... sellisel juhul siis peaks ikkagi kokku leppima mingi stuudio rendi hinna, ma arvan. Aga ma olen ka, nagu ma ütlesin ka, ma rääkisin endast. Ma ei rääkinud otseselt, et ma tulen Maxiga ja isegi ma pigem eelistaks seda, kui Max nii-öelda piltlikult jääks ukse taha. Või isegi vahele, see oli ikka Freudian slip. Isegi võib-olla tahet vahele jääks. Terve aeg on ukse vahel. Ta võib-olla saab paar sõna niimoodi visata sinna sisse, aga enamasti on fookus minu peale. See on nagu see, kus ma nagu ujun. No see on umbes nii, nagu ma olen tundunud nest viimased 100 osa, Mart, kusjuures. 100 osa. Sorry, Mattias, tahtsin öelda. Näed, sa teed juba nii hästi, seda mul lähevad sassi kohe, kes te siin olete. Aga mina tahtsin tegelikult sinna jõuda, et ma tahaks sulle palju õnne soovida, Max, et nägin, et sa oled läinud ka vairaliks mingisuguse Klingoni raamatu teemadega. Et palju õnne selle, et ma loodan, et mul nüüd inimesed omavahel sassi ei läinud, aga igatahes ma nägin, et ikkagi miks üldse Eestis enam teha asju.
jaa, täpselt, et see ongi see on vaata see, kui sa kirjutad lepingu enne seda, kui sa õpid klingoni keele ära, sest nagu sa ei mõista, kui suur on see turg tegelikult, et nagu kõik jahivad sind, on ju, kõik otsivad nagu front-end klingoni rääkid, kõik otsivad back-end klingoni ja sa ei taha solvata neid, kes räägivad. Referralid on ju sõbrad, saadavad full stack senior klingon rääkija, saavad 4 tonni boonust, on ju, et see on ikka nagu meeletu turg, et aga nüüd ma olen siin kinni ja selles mõttes nagu ma olen rõõmus. Jah. Kõige räigem canceldamine on klingoni keeles ja klingoni kogukonnas. See viis, kuidas nemad näiteks cancelda, kui sa ütled mingi vale sõna, sa ütled mingisuguse siukse midagi sükest, ma ei hakka, võib-olla Mattias saab tuua näite mingist valest asjast, mida öelda, aga nagu mingi okei, ma pean selle tsensuurima. See oli tugeva R-iga. Aga kuidas, millal üldse siis nii-öelda Comic-Con ära canceldatakse, seal on ju kõik teevad lubamatuid karaktereid. Ma ei testi uut materjali, see ei läheks kuskil. Ja ei, sa ei teadnud seda, et nagu, kes tuleks siia testima uut materjali. Sa testid seda materjali, mis sa ära lõikasid. Jah, just. Nagu see, kas see on see ikka halb? Äkki tooks tagasi. Oleks pidanud lõikama? Aga anyway, nagu lihtsalt point on see, et nagu, hei, sa oled 4. 3. kord meil siin. Mul on naljakaid lugusid, mis ma saaksin rääkida sinu podcastis. Mul on naljakas skeitimislugu, mis ma lauluväljakas skeitisin ja see on siuke naljakas vahejuhtum toimub seal. Kukkusid tõenäoliselt, jah? Ei, muideks. See ei ole nii. See on palju naljakam. Okei, ära siis praegu reeda. Hoia saateni. Ja Maxil on lugu sellest, kuidas ta varastab seeni näiteks. Kõigil sellised väiksed asju, mida me saaksime tuua sinu saatesse ja täita hea 10-15 minutit. Okei, aga siis ma arvan, et ikkagi koos, et kui ühelt tuleb 15 ja teiselt 15, siis ongi pool tundi juba. Ja sul tuleb siuke mingi 10 sinna peale. Et ma täidaks ise ülejäänud ära, et teil on... No sellest 15 + 15, sealt ma tõenäoliselt toimetaks välja ikkagi mingisuguse lõviosa, ma arvan. Lions Party. Ja need pausid ka saab nagu pikaks teha, et kui on nagu naerupaus, siis on kõva paar minutit. Jah, seda saab, kuigi ma kahtlen, kas neid on vaja. Poisid, mis siis muidu? Meil on osa 100. Osa 100. 100 osa. Oleme teinud 100 korda seda, mida me teeme praegu. Ja ei anna alla. Ei, see ei saa läbi lihtsalt. Jah, sest et minu meelest, oota, kas see pohmellipäev Maxi ja kampusega, mis te teete, kas see on olnud tõesti siis kauem kui minu ebaõnne 14 või? Jaa, ma arvan... Nagu de facto vist on, jah. Sul on 84 osa väljas, eks ju? Jah. Aga tead, mis me võime Mattias panna paika selle, et me tuleme sinu 100. osaks ja kindlasti sa ei ole mõelnud sellele, et sul on mingisugune suurem küla planeeritud selleks, või et sul on mingisugune asi planeeritud, et paneme kohe live otse-eetris rekordinguna paika selle meie. Aga teeme sellise diili, et ma kutsun teid siis, kui ma olen teinud selle otsuse, et pärast 100. ma enam rohkem ei tee. Siis on siuke nagu sujuv langus. Ja, see on väga hea, siis sa saad panna selle languse meie kaela, nagu et sa lõpuks andsid alla, kutsusid meid ja siis kõik hävines. Või kui on üli hea osa, siis sa tead, et nagu ma olen tipus. Nagu, kui te tahate veel nalja, siis lihtsalt kuuleks seda 100. osa uuesti, see on parim. See on perfektne naer ja nali. Aga siis, kui ma muudan oma kontseptsiooni peas, et 101 esimese osa pealt lõpetan, siis ma lihtsalt muutsin oma arva. Ma tahtsin teha väikse homaaži Dalmatia koortele lihtsalt ja tegin ikkagi 101 osa pealt, et see oli nagu viimane. Kas nad kunagi tegid ka rohkem? Kindlasti pidi olema rohkem Dalmatia koeri, kes tulevad välja. Need järjest tuleb nagu kurat veel 3. Jah. Ja siis, ei, need pandi kotti ja tiiki kiirelt, et oleks film ära ja oleks rikutud. Või üks jäi vahele, üks kahjuks suri. Aga jah, tegelikult osa 100 on ja mis on tore on see, et hästi paljud, no mitte paljud, aga suur enamus
ja mingid nimed muidugi jätsid vahele, aga enamus inimesi saatsid meile ka sõnumid. Sulle siis tähendab, Mattias, et sa loeksid ja vaataksid neid live otse-eetrist, saad meie uus saatejuht. Jah, loomulikult. On see nõme, et ma võtan üle niimoodi, ma tean, et sa oled see, kes käib raadios päriselt ja kes on nagu päriselt seda teinud ja siuke nagu me oleme rohkem nagu mängult, aga ma tunnen lihtsalt, et palun võtke üle, ma just täna kusjuures käisin raadios, sain aru, et ma olen väga sittkülaline, sest et see image, mis tead see keeruline Eesti meediamaastik, mis on loonud võib-olla siukse image'i, mis koomik peaks olema, siis ta võiks võtta ka stuudio üle, mitte et ta ootab küsimusi. Ja ma täna sain sellele taaskord kinnitust, et mina ei ole see ülevõtja, mina olen pigem ikkagi siuke liht talupoeg, kes läheb sinna, kuhu isand ütleb ja no, et... Sa reageerid? Jah, ma ootan ja reageerin ja kui saatejuht on kuiv, siis tuleb ka kuiv segment. Kas alguses saatejuht, kui sa läksid sinna, kas oli see tunne, et nad vaatavad sind sükeste silmadega nagu nüüd on see nalja osa, nüüd on nalja pool. Et ta juba telefonis öeldi, et too siis hästi palju nalju kaasa. Jah, võtame märkmik kaasa, naljaraamat kaasa ja. Ja Ego sai ka väikse paugu, et käisin sellises raadiojaamakkeses ja siis saatejuht ütles, et ma ikkagi küsin sult siis ära ka selle, et mis asi see stand-up siis on ja millega sina tegeled ja kuidas sina sellega seotud oled, sest meie kuulaja tõenäoliselt ei tea, kes sa oled. Seda on alati hea kuulda, kui sa oled nii-öelda publiku ette asetatud. Räägi siis, mis sa teed, kust sa tuled, nimi ka. Tere külaline, me ei tea täpselt, mida sa teed, räägi meile sellest. Jah, räägi meile sellest. Mis asi see on see? Kas sa nagu teed, mis sa teed nagu õhupallidega või midagi või sa oled? Kumb sa oled sa see õhupallidega või mikrofoniga? Ja. Aga meie need külalised, kes on eelnevalt käinud, nemad ei vaja, ma arvan, tutvustamist. Aha. Ma arvan, et oota, ma pakun suvalt, kolmas vajab. Kolmas vajab, võib-olla meie isiklikud sõbrad võib-olla natuke vajavad. Kes on käinud ja kes saatsid. Kellelt oli muideks üsna raske saada videot, et nad saadaksid midagi. Sten! Üks nendest sõpradest elab nagu Mardist umbes meetri kaugusel. Kõrval toas. Ja temaga oli raske saada ühendust. Ja mõndade jaoks see tundub olevat teene meile. Mitte, nad ei saa aru, et see on teene neile. Meie paneme neid sadade inimeste ette, võib-olla vähem inimeste ette, kes saavad neid nagu judge'ida ja arvata, et... Väiksem või võrdne 100-ga. Yes. See on see kodeerimise selline nurk jälle, mis tuleb sisse. Ja see on ka väga hea sümbol meie ambitsioonidest. No nagu ma olen mitu korda öelnud, siis meie eesmärk on ikkagi see, et me teame nime pidi kõiki oma kuulajaid. Ja kui me läheme sellest üle, et me ei suuda neid nimesid meeles hoida, siis on probleem ja me peame taganema. Ja, nagu kui tuleb juba kolmas Marko, siis on nagu midagi mäda. Ja kolmas Marko on ka kindlasti väga tasane. On sul see soundboard, kus saab aplausi ja naeru panna või? See on mul teises kodus. Näed, kurat, küll ma raiskasin ära praegu. See on mu Tartu kodus. Aha, okei. Aga jaa, kas me tahame, Mattias, kas sa tahad, nagu ma tean, et sa oled palju valmistunud selleks ette ja sa tead täpselt, mis tuleb, et kas tahad lihtsalt nagu hakkame vaikselt nagu võtma neid tervitusi ja nagu vaatame siis, mida sa teed sellega? Jaa. Teeme nii, viskate mingisuguse sõna ja siis ma... Jaa, no näiteks. Ja sa oled see stand-up koomik, nii et... Jaa, et nagu tee mingi nali või midagi. Jaa, okei, davai, ma väänan siis midagi. Ja ma tahan ka kõigelt öelda, et nagu... Kui meil kellelgi impro läheb halvasti või nagu ei tule nali nii hästi välja või me läheme mingis suunas, mis tundub sükene, et tupik täna ups, siis mina ei ole su selja taga, nagu ma olen läinud ja sa oled üksi. Nii et ma lihtsalt tahan, et kõik teaksid seda, et te improte täna üksi. Okei, selge. Ja, kõik improvad enda eest. Mul on tunne, et see on 99 osa koormus on sul nüüd järsku üle visand. Et sa ei viitsi seda suurt mammutit kanda enam. Esimene külaline. Olen 13, olen siin oma teiste kursakaaslastega, kes samamoodi ei saanud lavakasse sisse ja kuna me tahame ikkagi näitlejad olla, siis me täna mängime siin vabalaval ka etendust.
tahaks öelda, et nagu teie sünnipäeva nagu auks või nii, aga noh, ei ole mõtet hakata valetama ka. Aga no kindlasti kellelgi on hea meel. Ma arvan, et mul ka, vähemalt ma nii ütlen, ja pikka iga teile. Ja võib-olla mõnel videol on ka siis varsti üle 100 vaatamise. Nii et loodame. Klassikaline näitleja ei tea tehnikast mitte midagi. Ta on ise siin tõenäoliselt käinud, ta teab ammu, et siiski TikTok pole veel mainstreami jõudnud ja võiks ju tulla vastu piisavalt, et teha horisontaalvideo ehk siis välismaakeeli landscape. Aga... või lähemal lihtsalt, see video võiks olla natuke lähemal näole. Et nagu ma tahaks näha. Nagu, nagu ma ei taha, nagu, kui Kristjan räägib minuga, ma ei taha nagu millelegi muule keskenduda. Ma tahan ainult Kristjanile keskenduda ja ma nägin seal mingeid toole ja mingeid valguseid ja no ma ei tea, aga ma olin väga nagu, liiga vähe Kristjanit oli. Huvitav on ka jälle see, et nagu Kristjan on ruumis, kus sul on valgustused ja sul on toolid, nagu, mille peal stabiliseerida ennast ja valgustus, kui millega teha ennast natukene nähtavamaks. Aga siukse meetodnäitlejana ta valib teised suuna. Ma arvan, see taandub ikkagi sellele, et tal oli konkreetselt häbi. Ma arvan, seal ruumis oli 20 inimest veel ja küsiti, mis sa siis tegema lähed? Ei tead, helistab keegi. Kas sa tead siukest podcasti, nagu, ta ütleb, kas sa tead nagu siukest podcasti nagu Ebaõnne 13, ta loodab, et vastus on ei. Kui öeldakse jah, see on, kurat, okei. No siis sa tead. Kui öeldakse jah, see ütleb, ei, see ei ole see, mida ma mõtlesin tegelikult päikesejänkusid. Jah, just see sama. Ja siis kõik on aplaus, tule siia spotlighti alla. Aga ma nagu peegeldaks veidikene Kristjani meetodeid siis ja oleneb, millal see muidugi välja tuleb, aga 26. mai siis FOPA finaal Salme kultuurikeskuses, kuna tema hüppas ka, et vaba laval etendus ja väga tuus värk tõesti, seod ära teene promoga. Nii et mina saan muidugi siin palka selle külastuse eest, sest ikkagi 100 osa, aga kasutaks ka juhust. 100 eurot. Jah, 100 eurot, 100 osa. Ja kui see on masendab nendele, kes tulid esimestes paaris osas, sest nad said tõesti, see oli peaaegu solvang, nad arvestasid, et see on solvang, aga ei, see on lihtsalt meil on väga keeruline siuke finants seisukord. Me võtame astmelist tulumaks nagu väga, väga tõsiselt. Ja teistmoodi. Jah, ei ole kindel, kas me saime päris täpselt aru, mida see tähendab, aga me saime esimesest poolest aru, me saime astmetest aru, et nagu okei, nagu trepp. Ja. Selge. No nagu, jah. Oleks keegi matemaatik siit kambast, siis saaks kiirelt välja arvutada, et kui hakata minema niimoodi, mis see sõna on? Eksponeeriv, ei, ta ei ole eksponentsiaal. Exponential, aga see ei ole ju tegelikult, sest pärast 100 peaks siis tulema 200, on ju, see on eksponential, ei. Minu arust eksponeeriv kasv on õige, jah. Aga need, kui pärast 100 tuleb 101 ja see on alustanud 1, siis 1 + 2 eurot, oleks 3 eurot, siis 3 + 3, 6 + 4, 10. Et kui keegi nüüd peast saaks selle kallis kuulaja kiirelt välja arvutada, siis kirjutage siia private chati. Kas see on see, mis sa tegid? Kas see on see, Mattias, mis sa raadio 2 või kus sa tegid? Jaa, ma läksin sinna oma parima materjalide. Sa küsis matemaatika probleemidele lahendusi kuulajatel. Kas see on su go-to nali, kui keegi ütleb sulle tee nalja? Mõtle, kui sa kui sul on üks riisitera nagu valgel malerud ja 2 siis musta ja siis lähed järjest. Ja siis järjest lähed. Nii et oleneb millal, võib-olla aitäh, et käisite 26. mail FOPA finaalil. Ja see osa tuleb välja muidugi järgmine nädal 30. mail. Aga kui sa käisid, aitäh. Siis hei. See on siuke lisakompliment sulle, sest et nagu jah, et keegi teadis. Ja kui seal mingi suur pettumus juhtus, siis vabandust. Jah, aitäh, Kristjan. Lähme rääkides raadiost. Meil on üks teine raadiosaate Allan Roosilet. Ei. Allan pole käinud. Kõik, kes käinud on või? Ma mõtlesin lihtsalt uhkustate oma sõpradega. Meil on päris palju siukseid kuulsaid sõpru, kes on meil ka väga head sõbrad ja kindlasti vastavad mulle, kui ma kirjutan neile Facebookis. Vaiko näiteks, Vaiko Eplik.
ja Vaikoga on hästi tore lugus. Ma võin rääkida seda, kuidas ma kutsusin teda ebaõnnesse. Sest mõtlesin, Vaiko on cool. Ja kirjutan talle sõnumi ja panen temaga sõbraks, mis on selline tavaline viis, kuidas ma teen Facebookis asju. Ta ei loe ega näe mu sõnumit. 2 kuud läheb mööda. Ta lisab mu sõbraks. Aga ta ei vasta ikka mu sõnumile. 3 kuud läheb mööda. Ma saavutan mingisuguse võistluse, mingi asja panen Facebooki ühesõnaga lihtsalt personaalne asi, et hei, ma sain siukse koha või kuskil on ju. Ja üks laikijatest on Vaiko Eplik. Nii et ma mõtlen, et see on mingisugune psühholoogiline sõda, mis meie vahel käib. Aga kas sa pommitasid teda mitu korda? Sest et kui ta 2 kuud hiljem lisas sõbraks, siis see on ammu see chati mullike seal läinud ju. Siis ta läheb friendside chati, mitte requesti talle. Ma kardan seda, et ta võtab nüüd lahti ja siis on nagu see näeb hale välja, et esimene kord ma saatin sõnumi ja nüüd vastust ei tundi, nüüd ma saadan uuesti, kas ma saadan sama sõnumi või ma ütlen nagu, I don't know, nagu Vaiko on nii cool. Vaiko, kumb ta on? Vaiko Õplik. Vaiko Õplik, jah. Aga meil on üks saatejutt Raadio 2-st, kes on M-kumb Hindrek või Indrek olukorrast riigist. Üks neist. Õnnesoovid. Soovime õnne tänastele eakatele sünnipäevalastele. Südamlikud õnnesoovid ebaõnne Uulitse 13. maja töökale kollektiivile. Tervitan teid raadiomaja 5. korruselt, kus ta endiselt läheb igal pühapäeva keskpäeval eetrisse saade olukorrast riigis. Nüüd aasta võrra kogenuma saatejuhina saan öelda, et meie debateeriv raadio kiirkursus on juba vilju kandnud. Loodan, et nende surematute mõtteteradega purjetatega järgmisse 100-sse. Ma osalesin dramaturgina selles, et ma kirjutasin talle ette, mida öelda. Tugeva siukse kultuuriteate vaibiga oli. Mina tegin siis nagu, mina olin nagu see lavastaja ja ütlesin talle, et kuidas nagu käituda, kuidas seista, kuidas olla, mis näoilmeid teha. See oli video, et oli täiesti staatiliselt. Okay. Ja see oligi see suurem väljakutse, et nagu Indrek, talle meeldib nagu sebida ja sabistada. Ja ta on ju lege eputaja. Ja. Teda on hästi raske kinni nagu püüda, et see on nagu 5 sekundiks, et ole paiga. Ta teeb üldse raadios minu meelest ka selle muusikali peamikriga üldse või põsemikriga teeb üldse saadet. Tal on vaja lihtsalt Peep Ainu stiilis käia mööda tubaringi seletamist. Kui sa hästi nagu lähedalt kuulad, siis sa kuuled seda aeroobikamasinat, mis tal on taustal, mille peal ta jookseb või teeb midagi kogu aeg. Aga jah, Max on hullult power bosside peal olnud. Et see on nagu tema mingi uus thing, et et ma olen siis nagu mõelnud, et nagu film on käinud läbi nii palju nagu ajastud on ju, et algas oli mustvalge ja siis oli hääletu ja siis oli värviline ja häälega ja siis oli mustvalge ja häälega. See kombinatsioon muutus hästi palju. See oli tihtipeale värv, hääleta. Ja ma mõtlesin nagu, kombinatsioonid on vaikselt otsa, mida me teha saame. Teeme lihtsalt staatilise, nagu ärme lihtsalt tee liikumist. Ja kõik oli ühe kaadriga. Kõik oli ühe kaadriga, aga selles mõttes nagu ikkagi video, nagu täis video. Ja sellest ma ütlesin Indrekule, et võta siis see poos, nagu kuidas sa tervitaksid sõpra üle mitme aasta, keda sa ei ole näinud pikka aega. Ja siis on, mis ta tegi. Ja siis ma ütlesin, okei. No see on valik. Ja, ma saan töötada sellega. Kas selle siis nii-öelda lavakujunduse võttis ta ka kaasa, et ta mõtles ise veidi ette, et kuidas ta sõpra tervitaks ja alati ikkagi Raadio 2 bänneriga? Ja minu arust tal on see alati kaasas, on see nagu tal on see suur seljakott on ju, see Raadio 2 bänner on seal nagu, et vaata, poliitikasaadetega on see, sa ei tea kunagi, millal sa pead salvestama, on ju. Igasugu asju võib juhtuda, on ju, kuskil algab mingi sõda või midagi, on ju. Ja täpselt, tänapäeva maailm nii palju muutunud ka, et keegi enam ei rahuldu sellega, et ainult heli on, nii et videopilt käib raadioga alati kaasas ja sellepärast ka see bänner. Ja ei ole midagi piinlikumat, kui näiteks tõesti, et sa oled nagu korrespondent ja tulebki mingi sõda kuskil ja sa oled hoopis purjetad jahi peal ja sa oled merel ja sa pead sealt rääkima ja see tundub nagu sul on jumala lõbus. Ja aga samas tõsised asjad toimuvad, eks ju, ja sellist asja sa ei taha. Ja sul ei ole logo seina taga. Jep, et nagu Indrek või Hindrek on nagu, ta on professionaal selles mõttes, et ta võtab väga tõsiselt ja me täname, ma arvan. Kas me täname?
jaa , jah , ma ütleks , et see oleks võinud olla natukene pikem isikustatum , muidugi saan aru , et ma just ütlesin enne , et ma kirjutasin selle , nii et ma Jah. põhimõtteliselt eelkõige kritiseerin iseennast hetkel . jah , nüüd , mis oleks paremini saanud siis teha . jah , et see on rohkem tegelikult minu süü . ja noh , Jah. lihtsalt noh , kui tuleb osa 200 ja tahate , et inimesed veel teeks tervitusi , siis siis võib-olla saame teise Indreku või Hindreku . jah , eks neid jagub mingi 3 on vähemalt Eestis , ma arvan . ja saate Jah. lõpus saame rääkida sellest , kas me üldse teeme edasi seda saadet või mitte . aga hetkel lähme Mikk Pärnitsa juurde näiteks . Mikk Tantsija või ? jah , nüüd paljud lumehelbekesed solvuvad ja ütlevad , et mina kui keskealine valge mees peaks ennast lausa põlema panema . mina kui paadunud hetero ja Eesti Vabariigi uhke kodanik ütlen , mulle meeldivad naised , aga mulle ei meeldi Kaja Kallas . ükskõik , mis sa sellest arvad . Vau , ja vau , seal oli nii palju siukseid väikseid reference eid nagu meie osadele , see on , jah , vau , ta on ikka nii suur fänn . oi , see on üks tore sell . jaa , see , ma enne kuulsin valesti , ma täitsa ootamatult tuli , ta on vist isegi olen pannud mõne like'i TikTokis . ja ta on väga naljakas , ta on väga tore meie sõber meie saatele , ta Jah. oli see , kes populariseeris seda , ta oli esimene inimene , kes tuli külla meie sel hetkel 10 kuulajale jalasele , see on läti keeles saatele , nii et see on kõik tore . aga siis , kui ta selle kleidi selga pani , siis mul läks küll tead hari punaseks , siis ma olin nii , et mis väärtused , kus kohas , asjadel on ikkagi asukoht , kus kus sa on õigesti , leidsid need üldse ? jah , täpselt , kellelt Jah. sa need ära varastasid Jah. , kas kuskil on Mikk Pärnitsa riietes naine . jah , ma mäletan seda op-ed'i või seda arvamuskirja , mis sa kirjutasid , et Mikk Pärnits , asjadel on ikka oma asukoht . jah , asjadel on oma asukoht ja jah , suur caps lock'is . no minu jaoks oli lihtsalt need piirid nagu mis on mees ja mis on naine ja kui need ei ole selged minu jaoks , jah , siis sa ma kardad . kardan ja ma olen vihane . jah , teine asi , kui meestel on tead ripsmedušš peal , siis ma lähen Issand. peolt ära . Jah. asjadel on ikkagi oma asukoht . no see on lihtsalt vaata , nad ei mõtle sellele , et nagu see nagu takistab mind oma elu elamast , sest kui mina näen seda , siis ma pean minema ja selle maha pühkima , on ju . Jah. sest ma ei saa vaadata seda . ja see on Jah. see , millele tegelikult ei mõelda . ei mõelda sellele , et asjadel on oma asukoht . jah , asjadel on oma asukoht ja Asjad- kui ma asjad- näen kedagi , siis Kui asi- ripsmedušši võtab väga hästi maha rusikas . kui asi ei ole seal , kus ta olema peaks , siis me peame sinna tagasi viima . ja see võtab aega . mul ei ole aega . nagu , come on , aeg on raha ka veel jaa . ja aeg ei ole päris , nii et see on mitu erinevat asja on Jaa. ajaga üldsegi seotud . nii et see on aeg on üldse probleem . nagu imelik kontseptsioon , millest ma ei saa päris täpselt aru . nii et see ripsmega mees paneb mind nagu mõtlema sellele , see ka nagu tekitab stressi minus jälle . tead vahel , ma lähen lihtsalt nagu off nagu praegu , aga mul on vahel lihtsalt siuke tunne , et Mikk Pärnits teeb siukseid asju lihtsalt , puhtalt selle eesmärgiga , et neid piire nagu natuke testida , mis meil ühiskonnas ongi paigas , eks ju , ja võib-olla vaadata Jaa. nagu , mis muu veel võimalik on , eks ju . ja kui keegi siukest asja teeb , siis ma ütlen , tead , mis ma ütlen , asjadel on oma asukoht . asjadel on oma asukoht . asjadel on oma asukoht . ja Mikk Pärnits , lugupeetud Mikk Pärnits , kui sa ikkagi soovid läbi lüüa siin valgete meeste , heteromeeste ühiskonnas , siis pintsaks selga . lõpeta sellise kerge nalja tegemine . see on lihtne Jah. vastu , proovi üks kuradi üldistades , ma ei hakka üldistama , proovi üks valge heteromees , ikka ei taha geograafilist ka üldistada , proovi ta naerma panna . ja tema . Jah. vot see on raske . jah , Mikk , ma tahaks ükskord näha , et sa paned kellegi naerma . jah , kurat , pealinna mingisuguseid kõiki sarkastiku kunne naerutada siin Jaa. oma ümber nurga pulliga , väga lihtne . Jaa. proovi üks kuradi , jälle ei saa öelda , proovi üks tüüp naerma ajada . tüüp on liiga , ma arvan , see juba , me peame siin tegema veits tööd . proovi naerma panna lihtsalt , proovi naerma panna . proovi Asjadel on oma naera , proovi asukoht. naera , proovi naera . proovi naera . jah ,
aga jäta meelde, et asjadel on oma asukoht. jah , Aitäh, Mikk. aitäh . ja aitäh, Mikk, ja kui on vaja edasisi nagu siukseid lihtsalt me aitame sind, siis me oleme alati valmis seda tegema. Jah. Liigume edasi, võtame ühe isikliku sõbra äkki, kes on ka saates käinud. Näiteks graafiline disainer Oskar Viires. Ja tere, Max, tere Ebaõnne 13 kuulajaskond. Kuulsin, et teil täitub 100 episood ja selle puhul soovin siis teile palju-palju õnne, et äkki tuleb veel. jah , ega tead sõpru palju mul graafilisi disainereid , ega neilt rohkemat ei ootagi tegelikult . Tehke oma ilusaid pilte ja mõtlema panevaid kujundusi ja võib-olla lihtsalt siukseid fondi valimisi ja mis see teie töö ikka rohkemat on . valida õige paleti ja fondi ja logo olemas , noh . Kui sa vaatad seda Psycho-stseeni, kus nad rääkivad üksteisega sellest fondist, mis on nende visiitkaartide pealt, siis see on põhimõtteliselt see, mis ma olen näinud, mida Oskar teeb reaalajas oma sõpradega ja kolleegidega, nii et... Ja klientidega. Ja see kõik on väga tore, aga proovi kedagi naerma panna ja saad aru, mis on päris töö. Ja minu meelest oli sellel graafilisel disaineril küll vale asukoht. Tema oli veits õõrus teile nina alla, et ikkagi, et tal läheb törtsu paremini. Ja seda oli natuke tunda. Ta kipub tegema seda ja minu kui me lindistasime, ta oli ka kuskil Kilingi-Nõmmel. Jah, saunas. Luksus, milline luksus. Jah. Regionaalhuum. Jah. Aga see on mille asukoht, eks ju. Aga milline on selle, mis ta nimi nüüd oli? Oskar Viires. Mis on Oskar Viirese lemmikfont? Ma annan teile 3 varianti, valige sealt. Nii, esimene, kõige lihtsam on ju, on Helvetica. Teine variant on Wingings või see Winding Kindings. See kõige viimane. Ja me teame, millest sa räägid. Ja kolmas Comic Sans. Winding Kindings ja kolmas Comic Sans. No Comic Sans on loomulikult see on nagu see meie oma, eks ju, see on nagu kodu. Jah. See on see, et me oleme koomikud, millega me kirjutame oma nalju Comic Sansiga. Meie kolm siin oleme koomikud. Ja line spacing on 1,69. Jah, see on... Ja fondi suurus on 420. See on ülimalt ebapraktiline, aga kõik naeravad. Kõik naeravad. Jah. Võtad selle võtad A4 ette, kus on 3 tähte mahub peale vist. Vaatad seda ja need on need pulli vennad. Mina peaks oma poolt ütlema ilmselt, see ei ole mina, vaata, see on Oskar. Ja Oskar ilmselt läheks Helvetica peale ära ja sõidaks sellega lihtsalt Montenegrosse kuhu iganes. Kuhu iganes, jah. Aga kujuta ette, et minul on ju filmitaust, on ju. Ja kui oleks filmikoolis õpetatud nii, et no põhimõtteliselt siin on üks valmis jumala hea film. Nii, kõik on ette ära tehtud ja põhimõtteliselt siin on su kraad ja mine nüüd tee seda sama filmi täpselt. Põhimõtteliselt fontidega sama ju, sa koolis õpid, et Helvetica on, see on perfektne font. Mis sa tööl edasi teed, sa lihtsalt kasutad seda juba kellegi ära tehtud tööd ja küsid teistelt raha selle eest. Nii et ma oleks võinud hakata ka lihtsalt kõik filmikooli inimesed võiks teha lihtsalt ristisa, lihtsalt uuesti. Ja ma olen nõus sellega, sest et see on sama nagu, see on lihtsalt see, et sul on liiga palju valikut on modernses maailmas ja ma ei taha nagu liiga oma materjali peale minna, aga liiga palju valikut on. Ja minu lihtsalt igal asjal on oma asukoht. Seda ma olen näinud. See on probleem nüüd see, et see punchline on nagu väga läbi treitud ja nüüd ma pean uus 2 tundi kirjutama. Kõik oli selle peal kaiduv. Ja nüüd sa pead uue fondiga leidma veel, sest... Me mainisime, et Helvetica ja Comic Sans eksiste. Aga vastuseks küsimusele jaa. Jah, väga hea. Super. Thanks, Oskar. Naudi oma puhkust või tööd. Ja tee päris mehe tööd ka millalgi. Jah, ma tahaks näha sind puid raiumas.
ja kedagi naerma ajamas samal ajal. jah. mina olen Robin Juhkental ja kannan seda rõvedat ossi mütsi sellepärast, et mu pea põles reisil natukene ära. Aga see pole tähtis, soovin ebaõnne 13 tüüpidele kõike mõnusat ja kütke edasi. Palju õnne 100. show puhul. Yeah! Jah, see on siis meie sõber Robert Juhkental. jah. Robert Peldiku huumor Juhkental, minu sorti mees. Helitas nimi on tal siis. Jah. Pelkar. Vana Pelkar. Robin Pelkar, jah. Või Pelku, kuidas me kutsusime siis, kui me joomas käisime. Kas tal ei olnud see bänd, oli ka ju Pelkar Lincoln või? jah. See oli alati väga, inimesed väga segaduses, kui me olime nagu peol Robertiga ja siis inimesed ütlesid, kuule lähme Bellarisse. Nagu keegi ei teadnud täpselt, mida teha. Jah. Aga nalja läksite tegema. Jah, kas me saame veel paar nalja sellest Pelkarist kas me saame veel välja pegistada paar tükki? Ma arvan, et nagu Bellarist näed, et teil on üks, nii, kas saame veel? Et Bellar ja Pelkar või? No midagi sellist, nagu midagi sihukest samasugust, jah. Aga samasugust, aga teistmoodi, jah. Ja. Ma mäletan, teile ei meeldi sellised labased sõnad, nii et ma ei hakka ütlema ühtegi varianti, sest mul on tõesti eesti keel on väga vaene mul, mis on improses väga suur trump. Ja, ma tean seda tunnet. Jah, Mardi läks ükskord 2 minutit aega, et meile tuletada, kuidas eesti keeles põlv on. Või siiamaani ma ikka, see on mingisugune sõna, mis lihtsalt mul ei tule pähe, sest ma üritan ikka veel, fucking salvestasime seda osa ja seal oli see problemaatiline, mul ikka ei tule meelde, nüüd ka. Mis on see asi, millega sa mõõdad? Mõõduriist, mitte lint. Sul on puupulk ja sul on joonlaud. See on samas, nüüd kui sa tood esile, see on täiesti idiootne sõna. On ju, seepärast ongi see raske, sest sa üritad inglise keeles nagu mõelda ja siis see läheb täiesti paigast ära, sest et see on nagu, see on laud, millel on jooned peal. Measuring table. See on siuke eestlase talupoja nagu loogika oli see, et nagu ei jõudnud kaugemale. See saksa mõisnik istus üle laua. Kuidas ma seletan sellele tüübile? Seda keerulist kompleksset tööriista. Eesti talupoeg on, nagu laud. Kus on täkked küljes. Jooned ja nagu vaod põllul. Ja ma saan aru. Kaks komplekset abstraktset ideed on jooned ja on laud. Ja nagu nende omavahel kokku panna lihtsalt üle jõu meie jaoks. Ükski Rootsi kuninga kooli ei aida. Aitäh, isand. Ma lähen nüüd piitsutan ennast ise. Jah. Aga Robin käis meil ka külas. Oli tore osa, kus me improviseerisime ja tegime nalja. Robinil on Instagram ja ta laulab. Ja mina ja Robin saame väga hästi läbi. Me oleme teinud palju koostööd, mitte otseselt koos ja mitte otseselt tööd, aga nagu selles mõttes nagu ma mõistan teda. Sa mõtled talle tihti? Jaa, mõtlen talle tihti, tema kindlasti mõtleb minu peale tihti. No nagu paljud. Aga sul on ta number? Kas see on, mida sa öelda tahad, et sul on Robin Juhkentali number? Ootame veel, vaatame, kes kuulsam on. See on nagu mingi James Cordeni bitt, et nagu see, helistame sellele kuulsale inimesele, saada sõnum. Oh my god, Kavna! Ta oli kuskil võttel ja ta ei saanud rääkida. Oota, ma teen James Cordeni naeru. See on siuke asi, mis meil võiks olla saates, ma tunnen, et seda on puudu tegelikult. Jaa. Kuule, aga nüüd me saime selle klipi ju, et kasutame seda lihtsalt. Iga kord, kui me teeme hea vimka, siis... Kas sul on kuskil vaja samplina kasutada James Cordeni naeru, siis nüüd on sul see võimalus. Kogumik, kus on ainult üks sample peal, ebaõnne 13 loojatelt, James Corden Lahter 1. Ja siis selle plaadi peal on see terve see osa, ja siis me ütleme, mis aja timestamp juurde sa minema pead.
see on hea viis, kuidas lahti saada tervest osast. See on nagu see, vaata, kui sul on nagu mingid sealihavorstid või midagi, nad panevad sinna kõike sisse. Ja siis on meil samamoodi, et me müüme ühte asja seal sees, aga nagu... Ja me oleme põhimõtteliselt meie podcast on hobuselihaskandaal põhimõtteliselt. Sa tahad selle 1 grammi seda sealiha, aga sa saad kilo hobust. Mattias, ma lastan sul valida, kes tundub sinu jaoks ükene cool tegelinski siit? Me oleme näinud paari, ma võtan need ära, keda ma olen näinud. Kukumägi. Kukumägi? Ei, oota. Ta ei ole elus enam. Jah. Keegi elavate seast siis vali. Okei, thanks. Aitäh selle suuna eest. Saate juhtimine. Keegi, kes pole ära surnud selle vahemiku sees, kus nad salvestasid ja me nüüd salvestame. Okay. Meil oli üks isiklik sõber, võtame kellegi, kes on vähem isiklik sõber. Märt Koik. Tervist, et mõtlesin, et kasutan võimalust, soovin õnne teile, aga pange marudalt edasi, aga ühtlasid tegelikult, et äkki te saaksite võib-olla saata mulle lukuabi või kellegi, sest et mul on korteri uks on lukus ja ma ei ole saanud välja 2 nädalat. Et naise juba sõin ära. Et veits piinlik, ma olen nii kõrgel, nagu ma ei saa aknast välja ka ja et kui saab, siis tegelikult oleks suht musu, kui saaksid aidata. Mina arvasin, et see on, ma arvasin, et Märk Koik ei ole juba mitu aastat joonud, aga see on see kuradi Viljandi Kultuuriakadeemia diktsioon, mis sealt külge jääb inimestele. Pooled õppejõud on täielikud alkassid, kellel on see ainuke sissetulek, sest et pensionile on veel liiga vara minna ja see lihtsalt jääb sul sealt Hamletist külge, sest et õppejõud näitab ette, sest see vist teatrikoolis on, et õppejõud näitab ette, kuidas teha ja siis sa lihtsalt teed järgi ja saad paberi kätte. Ja kui su õppejõul on alati viskiklaas käes, sel ajal, kui ta paneb maski ette või mängib hobust või mis iganes, seda natuke vaaderdab ja ei oska nagu täpselt. Sellepärast Koik ei tahtnud ka filmida ennast, sest ta ei tahtnud reeta jälle, et tal käsi ongi jäänud kolledžist niimoodi. Ja isegi oleneb sellest, kas klaas käes või ei ole. See on lihtsalt selline pool avatud, selline pool kinni, et nad saavad nagu võtta klaasa niimoodi. Et see oleks ikkagi praeguses ühiskonnas juba väga solvav igasugustele aerosool deodorandi reklaamidele lihtsalt. Ja. Aga väga, mis see eestikeelne sõna on? Joonlaud. Disrespectfulile, joonlaud. Mis see eestikeelne sõna on? Joonlaud. Disrespectful, sest Märt Koik teeb iga nädal teeb mingit striimi, tal on väga korralik tehnika kodus olemas ja siis järsku on mingisugune kuradi telos salvestatud asi, isegi ei pannud kaamerat tööle telefonis. Ta oleks võinud teha keset striimi nagu teha shoutouti ju minu arust. Köhi välja mingi asi. See oleks tore, sest et see oleks ka andnud tema külalistele või nagu nendele vaatajatele, et nagu hei, siukene podcast eksisteerib. Ma arvan, et seal võis see ka muidugi olla, et ta on olnud terve elu on ta olnud kindlasti Androidi mees. See on ta puhtalt kõnnakust ja olekust näha ja nüüd ta hiljuti sai endale iPhone'i tõenäoliselt nende striimirahadega ja ta ei taha lihtsalt näidata oma väiksele 4-liikmelise teatritrupile, et ta on neist veidikene edukamaks. See on nagu kõigiga, nii kui sa saad rikkaks, sa muidku tüürid sinna paremale poole. Jah, just. Mida rohkem raha sul on, ma ei räägi Märt Koigist isiklikult. Ma ei taha öelda, et Märt Koik on parempoolse poliitikaga. See ei ole, mida ma öelda tahan. Ta lihtsalt pöörab paremale. Ta lihtsalt pöörab alati paremale. Alati paremale. Oled sa näinud kunagi vasakpööret tegemist? Tal on parem suunatuli on lihtsalt kogu aeg sees. Ja rääkides nagu maailmas on palju küll sõdu ja siukseid asju, aga Android versus iPhone on ikkagi nagu see, mis on alati minul meeles ja minu palvetas. Sest neid ohvreid, kes seal langeb, kes ei osta mõlemat, kumbagi, sest et nad ei taha seotud olla sellega, eks ju.
Lähevad Siemensi peale. jah, mis need olidki, on ju PlayStation, Xbox, siis on ju Pepsi ja Coca, siis Ita Ever ja siis see, kes Almat mängib, kes see Vahtrik, keegi. Ei, see õnne Uno Loop, Alma teada-tuntud. Ita Ever ja Uno Loop, kuulsus siuke, seal oli alati siuke väike. Kogu aeg pinge õhus. Veits siukest seksuaalenergiat ka, nagu ei saa salata. Vastal teid tõmbuvad. Minu just perfektne inimene oleks segu Ita Everist ja Uno Loobist siukene möš koos siukene kokku tambitud nagu siukse muffini vormis lihtsalt siukene jaa, nagu siuke naksitrall näeb välja ainult et jaa see on see, kui nagu Seppo Seemanil oli see 3-jalgne mingisugune madruse kostüüm selja, keegi ei tea millest räägib. Mul on see millegi pärast pähe jäänud, see mingi anyway. Kuldse trio mingi laul või? Ei. Mida, ma ei tea. Tal oli mingi saade kunagi, kus ta oli. Anyway. Viva Las Vegas või? Kaotasime 2 noort kuulajat nüüd. Aga nagu jälle Mattias, see on see materjal, mida sa saaksid enda saatesse teha. See on mingi referents, mida keegi ei tea ja ma annan poole peal alla. Ja ma muudku solvan oma enda podcasti. Ja siis me räägime oma enda tööd, mida ma olen 3 aastat teinud. Joonlaud. Ja ma isegi ei oska rääkida seda keelt, milles me räägime. Aga aitäh, Märt, et sa tulid meie saatesse korraks. Ma loodan, et sa said oma lukuabi, sest et see on tõesti mitu, põhimõtteliselt 6 aega sellest ajast, kui sa saatsid. Ja kui ei saanud, siis noh, ma ei tea. Kas tal oli laps ka või? Ja nüüd ta on üksik isa. No näed. Võtame ühe isikliku sõbra jälle. Okei. Mariarmei kuulus fotograaf. Tere! Ebaõnne 13. Aitäh kõige eest, mis te olete kogu rahva heaks teinud. Omalt poolt ütleks veel, et tõesti elu on nagu muutunud pärast seda, kui ma teie saates käisin. Peamiselt selle võrra, et kui ma tänaval käin, et siis keegi nagu ei ütle tere ega ei vaata otsa mulle, et väga positiivne olnud. Aitäh teile kõige eest, mis te teete. Tšau. Ja kui te, seal oli peegelpildis näha, et ma näitan see stretch it out nagu kas saab natuke kauem, see on see, et meil on ikkagi tund aega vaja nagu täita ära. See on hea ja sa ütlesid, et on fotograaf, ehk siis ma eeldan, et on siis analoogfotograaf või ei pääsenud ligi oma tehnikale, taaskord üks inimene, kellel faktiliselt on kõik olemas, lihtsalt asukoht oli teine asja. Tal on, vaata, Marile meeldib nagu öelda, et ta on fotograaf, aga nagu tegelikult nagu ta läheb hästi kaua aega, et üks pilt teha, sest ta nagu peab käsitsi tegema selle. Kas sa mõtled maalikunstnik? No midagi sellist ja, aga nagu ta ütleb, et ta on fotograaf. Okei. Ma olen segaduses. Ma tundus väga et ja kui ma nüüd oleks ta need prillid ära võtnud, siis võib-olla ma isegi oleks ära ühendanud, aga üks selline, seda sorti naisterahvas on mind mingil peol täiesti surnuks rääkinud. Aga võib-olla ei ole tegemist Mariga. Ma arvan, et ta oleks maininud, et ta rääkis Mattias Naani surnuks mingi hetk. Sest et ta teab, et sa saates käinud. Jah, täpselt. Aga kui ta ei ole, siis siis meil on millestki rääkida. Aga kelle koer see oli? See oli Mari koer. Ma mõtlesin, et oli taksos. Koeratakso. No koer, jaa. Sa tegidki. Et COVID ametlikult läbi, nüüd võib ka kõrvalistmel istuda. Jaa. Mari koer on tegelikult hea autojuht küll. Ja audiokuulajatele siis ka videoklipis oli tegelikult koer. Ka. Et see on see. Seal oli koer. Me ei nimetanud naisterahvast nimega Mari koeraks. Ei. Me ei teeks kunagi midagi sellist. Me ei teeks niimoodi. Babyluste kallim. Me ei üldistaks.
Aga mis on tore Mariga on näiteks on see, et tema on üks külaline olnud, kes on käinud ja siis öelnud pärast, kui väga ta vihkas seda tervet kogemust. Ja see on alati tore asi, mida kuulda, kui saada seal läbi ja sulle öeldakse, issand, kui rõve jõudnud see asi on. Mis te tegite siis taga? Improviseerisime. Okei. Läksite oma lege šovinismi materjali peale, ja me harjutasime ta peal natuke, jah? Tahtsime ausalt reaktsioone näha. Kas see on naljakas, kui ma lihtsalt üldse ei austa sind? Istu maha, pane oma mulk kinni ja kuula, on naljakas või? Ja siis mainime köök ja kogu aeg. Võileib, köök. Ja. Sest taustal on, nagu Indrekul on see Raadio 2 taust, meil on lihtsalt siuke suur pilt lihtsalt hommikusöögist. Eklettides või midagi. Okei. Mattis, kas sa tahad mingi segway teha edasi minnes? Võtame järgmise, kui oli see nüüd kõigi tuttav Mari meil, tõenäoliselt ta ikkagi oli minu ühe peosõber ka, siis liiguks siis mingisuguse väga kuulsa inimese juurde. Okei, võime võtta näiteks Mihkel Raua, kes otseselt, no ühesõnaga see sõnum, mis ta saatis mulle oli metsikus jooksus olen, kui ma küsisin talt 2 korda järjest, et ta saadaks meile vastuse. Aga lõpuks ma ikkagi leidsin ühe, mis ta, või no ta saatis ühesõnaga. Saatis valiku või? Täna ma tahan teile rääkida tablettidest, aga mitte palaviku alavdajatest või peavalurohtudest, vaid tabletist, mis ma garanteerin viib teil kõigil pildi eest ära. See on Samsungi Galaxy Tab S8 Ultra. No võime küsida, et milleks üldse kellelgi on vaja tablettarvutit või tahvelarvutit. Meil juba on nüüd telefonid, meil on tavalised arvutid, milleks meile veel mingisugune iPad või hoidku jumal Samsungi tahvelarvuti. Aga igale asjale on olemas oma koht, oma aeg ja oma funktsioon. Ja mina, uskuge või ei, kasutan tahvelarvuteid valdavalt ruumis, kuhu me kõik päeva jooksul, kes tihedamalt, kes veidi harvemini satub. Loomulikult on tahvelarvutit. Ma lihtsalt skipin edasi, see on väga pikk sõnum. Aga Apple'iga mitte võrdväärne asi. Ometi on juhtunud minu elus see, mida ma kartsin või lootsin, et kunagi ei juhtu, aga kartsin, et juhtub. Ja iPadi asemel kasutan ma nüüd oma põhilise tahvlina just nimelt uut Samsungi hiigelpiraka jube hea ekraaniga tahvelarvutit. Nii et kas ma oskan seda soovitada? Oskan küll, aga ärge seda palun kellelegi öelge. Mis tundub kummaline on see, et ta saab sõnumi, kus ta lõpus ütleb, et palun ärge põhimõtteliselt, võib-olla ma tegin hea, ma ei oleks tohtinud seda avalikustada, sest et see oli ilmselgelt väga intiimne sükene. Just see logo ka seal kõrval, tema enda pere logo, vapimärk oli logo seal kõrval ja vaata, kus ta hoidis neid arvuteid. Just, täpselt, Jukent oli masti vees. Mihkel võtab seda, et asjad on oma koht väga tõsiselt. Aga oli tunda, et ikkagi lege pullimees, et lisas ühe väikse kohta, kus ei oleks seda oodanud, kui ta ütles hiigel. Et andis mõista, et tegemist oli naljaka klipiga. Ja ma nüüd kuulajad jäävad sellest ilma, aga ma näitaks siis oma webcami juures, miks ei tohiks prillidega inimesed mitte kunagi laia nurgaga objektiivile väga lähedal olla. Wow, ja ta lihtsalt, põhimõtteliselt, mis ta teeb, vaatab kaamerasse ja vaatab igale poole ümber kaamera ja see on sükene... Nagu otsib midagi. Me näeme seda filmi tausta, mis tal on, sest et see on sükene päris huvitav tehnika ja ma ei oleks teadlik on see, et see on midagi, mis risti saas minust kasutada. Jah, see oli see. See on praegu auksjonil müügil ka, see saaks osta selle kaadri. Minu jaoks on fantastiline, et Mihkel, mis on see teekond, see ta alustas sellena, et ta ei olnud fänn selle asja fänn, ta üldse isegi selle kategooria fänn eriti mitte, aga nagu selle sõnumi jooksul ta jõudis ikkagi sinna faktilisse staadiumisse, kus ta oli, teate mis, see asi, mis mulle saadeti on väga hea. Mulle meeldib. Kas teil on ka nii, et kui mingi asi meeldib, siis viite selle VCS-e? Esimene asi on alati teist. Või Peltarisse või mis te enne, mis see sõna oli? Pelkarisse. Pelkarisse. Jaa, ikka mul on seal igasuguseid asju, mul on seal oma nimeta mulle mingi 7 lapsepõlve kaisukaru, mille nimi oli Londiste, siis minu lemmik toit, näiteks Ristorante pizza on üks spetsiaale. Jah, ei. Ikka kui liha peal ei ole, siis see ei ole toit. Ma olen see oli see Mikk Pärnitsa
stiilis tüüp, kelle ta peaks naerma ajama. Praegu andsin väikse vihje, võib-olla saate jooksul veel mõni. Siis mis veel, Moko sokid, selline firma, et ostad paari, aga paaris on 3 tükki ja neid saad läbi isegi kanda, ostad põhimõtteliselt 2 paari, 2 kolmikut, siis on sul 3 paari. See on see eksponentsiaalne kasv. Just. Eksponeeriv kasv. Ja kui 7. korda ostad, siis sa pead ostma juba 14 576 sokki. See on ülihea nagu äriplaan. Ühes paaris on ja Reet Aus on ukse taga niimoodi, et ei, nii ei tohi. Nii ei tohi. Lõpuks tuuakse lihtsalt kraanadega, kallatakse sulle neid katuses sisse neid sokke. Või kuskil kahuriga lastakse mingi suur kast sinu korterisse. Mõte on see t-shirt kann, aga võiks olla sokirelv ka. Ja ainult, et see on hiigel suur nagu minikann. Need keerutavad ja keerutavad. Jah, põhimõtteliselt on bambussokist tehtud hästi tihke kuul lihtsalt, mida võib kasutada ka rahva massi laiali ajamiseks. Igas 3 asja nimetasin. Seda müüakse M-kumb kas Ladina-Ameerika riikidesse, kui on protestid. Ei, see on ainult sokid. See on ainult sokid. See läheb nagu selle ÜRO sealt nagu alt läbi, et nad ei saa võtta kinni, et kohe, kas see on sokk või see on mingisugune protesti relv. Leidsid geniaalse loophole'i. Ei. Need on lihtsalt banaanisokid, banaanid on peal. Okei, see vist tundub okei. Ja pärast on YouTube'is videod üleval. Venezuela on täis nüüd banaanisokke. Ja inimesed upuvad. World Cleanup Day on ka seal keeruline. Teeme ära, nad siis ütlevad ei. Ei saa ja ei oska. Nii, 3 asja mainisin, siis kindlasti üks perealbum, mitte siis Juhkendali stiilis poetil lehitsemaks, vaid lihtsalt lemmikasi, mis on. Siis mingisugune pilt linnust, minu väike salahobi. Naljakas oleks, kui see oleks pasknäär. Eriti siis, see oleks väga pila ju. No see, et see lontkõrv seal on ka päris nagu. Lontkõrv? Londist, nagu lont. Lont. Ja nagu, come on, kas sa ei saanud mu nagu, vaata, mida ma teen. Ma näen ja sul on mingisugune peavalu või midagi. Kogu aeg, kui ma seda saadet teen. Nii tore on meie vahel keegi. Tunnen mingit pinget. Te olete tegelikult on ju kõrvuti tubades, see ei ole nagu see ei ole üldse nagu 2 kaadrit, vaid teil ongi tapeet pandud niimoodi. Ma olen täpselt Maxi taga. Nagu kui sa ei näe meie need siluetid nagu üksteise sisse nii kenast, aga ma olen täpselt taga. Okei, nii pidi hoopis. Okei, ma mõtlesin, et Max oli pannud nagu teinudki omale seinale siukse veidikene kalasilmaliku ukse pannud tapeedina, et mulje nagu oleks. See on lihtsalt selles, et vaata, mul on nii profikaamera, et ta on nagu nii täppis teadvusega tehtud, et ma ei saa nagu zoomida. See on see, mida NASA kasutab seal üleval kosmoses, et näidata, et ma on kera, mitte lame, nagu ta päriselt on. Jah. Ma on isegi kalasilma objektiiviga kera. Jah. Mul jäi 2 asja vist veel nimekirja. Lemmikasi veel, ma arvan, et kindlasti minu elu esimene mähe. Raamitud. Väga kindlalt. Ja siis sinna juurde käiv silt on, viimane lemmikasi on see, et in case of emergency, break the glass. Ja see on siuke naljakink, mis ema tegi, et ja seal on see WC-paber. Ja sul muidu ei ole WC-paberid, aga seal sees on. Nüüd alguses sinust läheb. Mähe on seal. Aga WC-paberit sul ikka pole. WC-paberit ikka ei ole. Ja seda emergency pole juhtunud veel, jah? Seda ei ole, jah. Ühesõnaga, ma ütlen lihtsalt, et see on hea, et see on videosilla vahendusel see salvestus.
aga kas see naljakas oleks ka ju see, ma ei tea, kui sul oleks näiteks mingi auhind ja siis sa paned selle vetsu ja siis see on naljakas, sest et nagu mingisugusel Meryl Streepil või kellegil sellisel on ka niimoodi, et neil on vets ja siis kuhu ma selle Oscari panen, mis ma võitsin ja siis naljakas jutt on seegi, et tema pani selle enda vetsu, sest et see on nagu koht, kuhu inimesed lähevad ja siis nad saavad seda hoida nagu ja vaadata, kuidas nendel nagu oleks, kui neil oleks see ja see on palju parem kui, nagu see on nii palju alandlikum kui see tegelikult, kui sa paned selle kuskil elutuppi või kuskile, kus on nagu asi, et sa oled seda teeninud või kuidagi, et palju naljakam oleks. Või alandlikum on see, kui see on vetsus. Väljatub mingi siis vähest sellest rääkida. See ei ole nii alati. Ja seal saavad külalised ka seda poleerida. Me ei ole siuke saade, me lähme liiga räpaseks. Ei, Mart, me ei ole saatejuhidena, me ütlesime ei. Me ütlesime ei. Lõika välja siis, noh. Ei, kui sobi, siis noh. Lõika välja, noh. Kutsu mingi Mikk Pärnits. Ma ei kuulnud, et Mattias teeb. Ma ei kuulnud, et ta teeb siukest asja. Lõika välja. Ta on võtteplatsile ja ta ütleb. Ja siis ta on ise monteerija. Ja siis ta lõikab selle välja ise. Ja see on see probleem. Kas on meil veel või? Küla on meil veel sõpru? Paar tükki veel. Vaatame ühe, kes meil oli enne, oli Kuulsus. Nüüd on isiklik sõber, meigikunstnik Carol Mae. Palju õnne 100. osa puhul. Te olete mega naljakad ja mega toredad ja loodetavasti tuleb 100 osa veel. Kiire, konkreetne, mitte midagi halba pole öelda. Ka kindlasti selle kohta, et jälendas Kristjan Lüüsi, neil oli vist kokku lepitud, et enamus rõhk on nina peal. Ma ei ole kindel, et see ei olnud Kristjan, sest näitlemine. Jaa. Näitlemine ja meigikunst, nad kahekesi oma vahel, mida nad saavutada suudavad. Mõtle. Jah, Kristjan, tal tuli meelde see hästi oluline asi, mis ta tahtis öelda. Ja siis ta tegi meigi ja lisas selle oma jutu lõppu. Muideks, Mattias, ma ütlesin, kui Kristjanil kirjutasin alguses, et hei, et tee meile sõnum. See oli see, kus ma ütlesin, tee meile sõnum. Siis ma ütlesin, et kui see aitab, siis Mattias Naan on meil külaline selle ajal. Ja ma tean, et te üksteist tunnete. Siis ta ütles, siis ma ütlesin, kui see aitab. Siis ta ütles, jaa, muidugi aitab. Ja siis ta absoluutselt ei kasutanud seda mitte kuidagi enda sõnumit. Nii et ma ei tea, kas see oli nagu, oligi see sõnum, oli see, kuidas ta ei kasuta sind selles. Olgu, et ta teab. Aga see on võib-olla mingi selline vestlus, raske vestlus, mis teil peab oma vahel käima. Jaa. Kristjan, kirjuta mulle. Vabandus kiri, palun. Vabandu mu ees, palun. Ma ütlen sulle sorry, vabandu. Et sa pead vabanduma. Palun, Max, näita nüüd videoga vaatajatele, kuidas toimuks vabandumine. Sinu visioon sellest. Jess, see ei ole mina, ei pea tegema seda. See oli nii 50-50. Ma saan lihtsalt olla nüüd vaadata ka ja mõelda, mis ta teeb, sest ilmselgelt Maxi peas käib praegu nagu, kurat, mida sa teed. Ja särk ei võta ära, särk ei hakka ju ära võtma, see oleks liiga nagu. Jah, ma noogutan kaasa ja kuulan teid, aga tegelikult ma mõtlen nagu, kuidas ma... Maxi peas praegu on holy shit, kas ma päriselt nagu nii pealgi nagu mingi tegema mingi tantsu, kas ma päriselt füüsiliselt. Kas ma pean nagu, okei, kuidas ma seda naljakaks teen? Ja kuidas kas ma saan minna selle energiaga, et nagu ma tean, et see ei ole naljakas ja ma nagu see on nagu naljakas, kas see nagu toimiks? Alati go to. No mõtleksin, et kui mina vabandun, sest inimesed vabandavad minu eest väga tihti, on nagu ma teen nagu ja siis lähen ära. Et see on, kuidas see minu puhul toimib. Ja kui kuulaja ei näe, siis ta tegi põhimõtteliselt siukest chicken man tantsu praegu, mis on siuke huvitav lahendus. Ja terve selle aja, kui ma siin rääkisin. Selle kuiva risotto oleks võinud jätta ära, seda ei olnud tegelikult vaja. See oli võib-olla liiast. See läks juba väga nagu chickenistiks. Bananas on bananas, mõte, et sa pead liiga palju välja ühe asja peale nagu. Jah, eks ma järgmine kord kuigi vabandab, siis ma saame midagi muud proovida. Näitleja Joosep Uus käis ka meil külas. Kas Joosep Uus on, kas ta on isiklik sõber või on ta kuulus, on ta natuke mõlemad, kuidas me kvalifitseeriksime tema? No ta töötab nüüd Nukuteatris näitleja. Siis on kuulus. Praegune Veiko Täär. Aga selle all, kui ta meil külas oli? Siis ta oli just ära tulnud Paide teatrist.
mitte keegi põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt mitte keegi. Jaa. Paide. Noh. See on nagu punchline, Paide teater nagu. Ja siis ta ütles Paide teater. Ja siis James Corden teeb. Palju õnne. Ühtlasi soovin õnnitleda juubilare olulise teatega Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuselt. Tsitaat algab. Nagu te teate, oleme hiljuti laienenud nutiplatvormile TikTok. Soovime saavutada laiemat kõlapinda, aga vanade kaabudena on meie teadmised netikultuurist hämarad. Sellepärast oleme otsustanud delegeerida oma TikToki kasutaja haldamise Ebaõnne 13 taskuhäälingule. Mõned sissejuhatavad suunised. Millise uue kuuma tantsuvideo peaksid kaabud esitama? Kuidas rakendada TikTokis provotseeri, eskaleeri, improviseeri mudelit? On teil pakkuda mõni kõlav lööklause liberastia vastu, sihtrühmaks 7–13 aastased? Või reaktsioonivideo ideed, tutorialid? Aitäh abi eest. Jõudu. Nota bene, kaalul on Eesti. Tsitaadi lõpp. Siinkohal äärmuslikult liberaalses koguses õnnesoove, muidu padukonservatiivselt Joosepit. Jah, vau, tore. Ja see on uudis, millega me ei ole otseselt nagu, me ei ole avalikustanud seda, et me oleme... Ja see on siuke bombshell laivis praegu siin. Et meil oli päris cool siuke pitching värk oli, kus me ütlesin, et nagu Helme, kui sa oleksid nagu Bondi filmis ja sa tuled siis viskad see kaabu. See oleks nii fucking hot. Nii kuum. Et see oli meie mõte siuke ja Mattias, ma ei tea, kas sa oled osalenud selles ka või kas sa oled teinud nendele mingi TikTok'e või andnud ideid? Seal ma ühe tegin, aga ma vist ei saa sisu ümber rääkida. Seal oli siuke, et pidi võtma väga palju sellist kahtlase väärtusega materjali kuskilt välismeediast ja siis selle nagu meelega võib-olla valesse konteksti suruma. Nagu täitsa nagu jõuga. Wow. Ja seal ma saingi aru, et ikkagi mingisugune nii-öelda südametunnistus kaasneb ka monteerija tööga. Okay. Et seal sa said teada, kui palju sa oled nõus võtma palka, et see kaoks. Jah. Siis ma ikkagi mingis, pärast 12. klippi ma lõpetasin ära selle. 2 tegin tegelikult veel. Ja siis oli lõunapaus ja siis mõtlesid, see oli, jah. No itsa võib, teeme törtsu veel, päris lõbus oli. Jah, just. Ja siis läksin Vabaerakonna peale. Vabaerakond on ka nagu punchline, Paide teater. Anyway, aga Max osales loomulikult teeb siis seda, nagu sa teed neid objektiivisaateid, kus siis 16 aastat poisid räägivad sellest, milline õige suhe peaks olema. Cool. Ja, sest et see on, vaata, siis minul oli raskusi, kui ma olin 16 ja ma tahan nagu, ma ei ole nagu teada saanud siiani, kuidas see siis käima pidi ja siis ma lihtsalt lähen küsin nagu, jõu, Kristo, nagu ja räägi sina, 15-aastane poiss, milline õige naine on. Ma tean, et sulle meeldib Jaanika, milline ta olema peaks su jaoks. Või kui sa lähed, et nagu, hei, sul on see tüdruk, kes sulle ei vasta, kes ei räägi sinuga, et nagu, mis ta peaks olema teistsugune, on ju? Ja siis küsid siukseid juhatajaid nagu küsimus. See kui nagu naine ütleb, et ta ei taha suga välja tulla, sest tegelikult see nagu, see tähendab midagi nagu, mida see tähendab nagu? See ju tähendab, et see on võit ikkagi sulle. Jaa. Kas mul on õigus? Ja nagu, mulle meeldib teha seda nagu nii, et ma teen seda tunni ajal nagu, et nagu ma lähen ajalootundi või matetundi ja siis räägin nagu, et siis ma nagu näen nagu kõigi reaktsioone. Muidugi. Ja siis, ja siis siin ma olen selle pärast. Aga mõtteid, kas meil on, me ei ole poliitilised, me ei taha nagu öelda, kas erakond on see erakond või kus nad on või mis nad teevad. Iisrael eksisteerib või mitte, see on eriti koht, kus me ei võta sõna. Aga ma pakuks TikToki tantsu küll, oli vist üks, et kas saaks mingi põneva tantsu teha. Ma arvan, et see võiks olla nii, algab selline sõbralik beat, siis väikse põlvenõksuga tulevad, see põhiperekond tuleb ja nad kõik teevad parema käega ringe.
aga niimoodi, et täpselt õigel hetkel jääb käsi seisma ühes kindlas asendis. Ja siis nad teesklevad nagu oleks freeze frame. Ja siis on ups nagu ups. Ja siis ups, ja siis jätkub. Et ja neil on sellised toredad maskid peas, on ju, et nagu... Jah, maskid või mingisugune... Jah, maskid või siuke näosaate mingisugune stiilis, mingisugune grimm äkki isegi tehtud. Pikk valge rüü. Pikk valge koonus. No sest, et matemaatikameetri on seksikas kõigile. Jah, just prisma ja koonus, vali kumb tahad olla. Need on pimedas toas, on ja siis ilmselt neil on valgust vaja ja siis kõik öeldakse, et võtke oma tõrvikud kaasa, siis on ju, et oleks hea valge filmida. Ja kui inimesed see on vale, nii ei tohi teha, siis ütled, aga Hispaanias on mingisugused preestrid, kes kasutavad samasuguseid rüüd, et me tegelikult see on reference neile. Tegelikult see on budism, tegelikult see on hinduismi sümbol. Jah, ja üldse kunagi aastal 725 see oligi lahendus ainult. See on siuke kummardus ja homaaž 727. aasta inimestele. Aga me ei ole poliitilised. Me ei ole poliitilised. Me pooldame kõiki. Jah, paneme sotsidele siis ka. Me pooldame kõiki või me oleme kõigi vastu. Lämpuunime siis sotse ka. Dai. Let's go. Kõik saavad võrdselt puid, ebaõnne 1300. Või rohelisi või nagu, hei, ma olen rohelistega hea nali, et nagu hei, rohelised, et teil on nagu pool erakonnast on siuksed homofoobid, mis sellega toimub? Teil on nagu pool erakonnast on siuksed kind of nagu nõmedad inimesed, et miks? Hei. Võtke rohelised, võtke kokku ennast, mis te isegi ei suuda ühte naisjuhti hoida endal üle 5 aasta. Hei. See ongi, kusjuures roheliste lemmik ju ei ole. Reformierakond, hei, te olete hull majanduspartei, aga mul ei ole üldse raha, sellega toimub. Jah, mis sellega on pähkleid tahate äkki või? Orav. Oravake komm, see on hea komm. See oravake komm on maitsev, aga teie ei ole. Krad küll. Ja sotsid on nagu, hei, kuulge, tahate mul raha anda, aga te ei saa kunagi võimule, nagu what's up with that? Jah, proovige veidi äkki rohkem sotsid. Halloo, kus mu raha on ju, on minu küsimus. Nii sulle kui ka töötukassale kui ka mu pangale. Jah, sotsid, kus Vakra lõputunnistus on? Kuhu ta peitis selle? Kõik Vabaerakond. See peatu seal, see ei pea ütlema. Kõik naeravad juba. Ma läksin vaatama Vabaerakonna kodulehekülge, nagu HTML-i, ainult HTML-is kirjutatud. Nagu seda, kui sa vaatad HTML-is kirjutatud, et roheline, siis see on üli basic roheline ja siuksed nagu, kõik on siuke. Et see on, natukene õudne. Ja nad on üritanud panna sinna natukene siukseid funktsioone, et sa saad logida sisse millegi pärast MySpace'i kontoga. Aga nii et, meil on üks külaline veel ja nad on tegelikult 2 külalist. Popkulturistid Jim Ashlevi, Ivo Krustok on nüüd eetris. Väga mis sa nagu, mis ettekujutus on sinul, mida nad meist tahavad, kas nad lihtsalt tahavad mingit nagu mingit, et me neile mingisuguse sünnipäeva õnnitluse teeks või nad tahavad mingit random improt, mille pealt ise mängida või said sa nagu aru või? No ma arvan, et nad tahavad nalja teha, on ju. Jah. Sest et see on nalja saade. Kas see oli tõsi, et me olime nagu reaalselt nende esimesed külalised ei olnud ju vist? Ei, kindlasti ei olnud. Nad kirjutavad, et te olite meie esimesed külalised. Ma võtan selle vestlus ette Messengeri. Ma arvan, et see on miski, mida nad ütlevad lihtsalt igale külalisele. Kõigile. Kõigile ütlevad, et te olite meie esimesed külalised. Et natuke nagu meelitada
ju see on see, kuidas nad seda jääd murravad nagu või kuidas seda normaalselt öeldakse. Ühesõnaga kiri ja soov on selline, et nad panevad kokku seda ebaõnne 13 sajandat osa. Ja et kas me saaksime salvestada väikse audio või videosõnumi, mida nad siis mängiksid. Ja võib-olla ükskõik kui pikk või kui lühike, nii et me võime ka nagu saate täis rääkida tegelikult. Me ise ka ei ole päris tükk aega. Me võime ka tund aega rääkida neid. Sest me ei ole saadet nüüd teinud jälle tükk aega, sest et sa ehitad oma maja ja mina kasvatan lapsi. Ma nüüd vaatasin, et üldse see ei olnud mitte esimesed, vaid eelmised saatekülalised, aga me ei olnud ka eelmised saatekülalised. See tundub olevat kõik väga kahtlane, mis nad meile kirjutasid. Ja ma ei tea, kas me üldse nagu, sa tunned nagu turvaliselt ennast selles asjas. Selles majas ma ei tundnud ennast kordagi. Ei, kui ma seal käisime, ma ei tundnud ennast turvaliselt, ma pean ausalt ütlema. Ma tundsin ennast kõhedalt. Ma tundsin, et mind võidakse kohe ära kasutada. Kui ma päris aus olen, et noh, reaalselt, et võib-olla ma ei lahkugi kunagi sealt. Ja noh, kui ma päris aus olen, ma ei ole kindel, kas ma olen kunagi lahkunud sealt. Ma saan aru, mis sa mõtled ja mõnes mõttes. Poole peal olen, poole peal. Ma vaatan, see Mart Matteuse kiri on ka selline, et ta võib siin öelda, et ta ütleb siin, et me võime soovida õnne või kahju või korraga mõlemat. Miks peaks, kui neil on sünnipäev, miks peaks soovima kahju kellelegi, ma ei tea. Nagu... Kas me võime, ma küsin sult niimoodi, ma nüüd tunnen ennast nagu väga hirmunult, aga kas me võime soovida, et me saaksime lahkuda? Et äkki nad sünnipäeva puhul, see on nagu praegu... Lasevad meil minna. Praegu üleüldse vaata, need sündmused on õhus igal pool, et on sõjavangid, on ju, ühel poolel on omad sõjavangid, teisel poolel on omad sõjavangid ja siis toimub vangide vahetus või siis ei toimu ja see kõik on siuke osa sellest malemängust, on ju. Et võib-olla... Ma ei taha siin olla, Jim, ma lihtsalt ei taha siin olla. No aga harilikult, vaata, kui keegi tahab nagu vabaks saada, et siis need tüübid, kes kinni hoiavad neid pantvange, nad tahavad midagi vastu saada. Et me peame neile andma midagi. Me peame midagi andma, mis on sama väärtuslik või veel väärtuslikum kui sina. Sest mina ei taha lahkuda, mulle meeldib ebaõnne tänaval elada, minu arust see on väga nagu... Ma võin anda nagu sinu või noh, ma nagu sina oled neil juba olemas, aga ma ei tea, mis me neile siis võiksime anda, et ma saaksin lõpuks ometi lahkuda. Et mu hing saaks vabaks. Äkki anname neile lubaduse, et kui meil tuleb 200 saade, siis me võtame vastu ka nende õnnitlusi. Hästi. Kuigi kõik õnnitlused, mis tulevad ebaõnne 13 aadressilt, need juba eos ei saa midagi head tähendada, et see on nagu Pandora laeka endale sünnipäevaks palumine või Trooja hobuse enda tuppa laskmine sünnipäeval. Aga vähemasti ma saan vabaks. Ja, äkki sellest piisab. Äkki sellest piisab. Palju õnne vist siis ebaõnne tänava elanikele. Ja adieu. Okei. Jah, see on alati on hea nagu tunda seda, mis siis külalised tunnevad. Ja ma mainisin enne seda, kuidas on inimesed öelnud, kuidas neil on ebameeldiv. Ja nemad mainivad ka, et on ebameeldiv ja nad mainivad seda enne seda, kui nad suunaga väga naturaalselt lähevad sõja ja sõjavangide peale. Ja see on siukene, ma saan aru, see ebaõnne 13
see tekitab siukse tunde. jah, oli tunda tugevad pika formaadi mehed ikkagi veteranid podcasti maailmas, et kuskil tõenäoliselt seina peal ühtegi kella ega stopperit käe peal ka ei ole ja andis ka tunda tugev Ashilevi ikkagi kirjaniku kogemus, et need paralleelid seal lõpupoole ikkagi Trooja hobune või Trooja laegas ja Pandora hobune. Panite tähele, mis ma tegin? Vahetasin ära. Ma ei saanud päris täpselt aru, aga... Oi, vabandust. Ma mõtlesin öelda Trooja hobune ja Pandora laegas. Okei. Vabandust. Mul on hea meel, et ma jätsin selle viimaseks. Jah. Mul tekkis küsimus, väga konkreetne küsimus. Kas sa saatsid täpselt sama teksti kõikidele, kellelt sa lähtsid? Tegid sa copy-paste'i? Ma ei viitsi kirjutada kõigile sama või erinevad isikustatud palve. Ei, see isikustatud asi on see, mille sa teenid välja, siis kui sa jätkad minuga suhtlemist, siis sa saad, siis ma vastan. Ja isegi siis on võimalus, et ma vastan erinevaid asju. Ehk siis Jimile saatsid tervist Mihkel Raud. Kas oleks variant? Ja kõigile teistele ka. Ma isegi, ja nüüd ma avalikustan selle, kes nad kindlasti kuulavad, ma isegi saatsin neile, lõpus oli vastus, aitäh sulle. Saatsin ma popkulturistide mõlema lehele, kus nad on ilmselt mitmuses. Aga siis ma quickly fixisin ära, ütlesin, või teile, sest see on naljakas, et aga reaalsuses jah, copy-paste isin täielikult. See oli ka copy-paste itud, see aitäh sulle. Jah. Ei viitsin trükkida. Nii et kui sa oled külaline siukene kuulus inimene, praegu, kes kuulab, siis see on see, mida sa saad oodata. On siis esiteks, et sa saad copy-paste itud kirja, teiseks, et sa tuled sinna ja sa tunned, et sa oled lõksus, sa tahad ära minna ja sul on kõhe ja ebameeldiv. Ja, sama tunne, kui lähed juuksurisse, istud maha, ütled, et ma tahaks seda tavalist. Ja sa ei ole enne seal käinud. Ja siis sa ei ole seal enne käinud ja siis näed ka, et juuksur on pime. Ja siis oled seal. Ja kumbki ei tea, mis toimub. Ja ilmselgelt võtab samamoodi 1,5 tundi aega. Ja siis sa saab lõpuks läbi ja siis sa saad ära ja sa oled jumal tänatud, ma ei pea mitte kunagi enam sellega tegelema. See on lõpuks ometi. Ja siis umbes pool aastat hiljem me kirjutame selle uuesti ja ütleme, hei, me ei ole sind ära unustanud. Sa oled igavesti meiega seotud. Tule ikkagi. Tule tagasi. Tule. Me ootame sind. Mattias, sa oled saatejuht, kas sa saad saate kuidagi lõpetada? Loomulikult täname kõik, kes saatsid. Ja suur tänu. See on see, mõte esimeses Sõrmuste isandas oli see, et te meeldite, et ma armastan teid kõiki nii palju kui vaja, aga mitte kõiki nii palju, kui tegelikult teid on või mingi süke, et see on süke umbes selline asi. Ja nüüd on selge, miks ma ette kirjutan oma asju. Ja seal minu meelest Sõrmuste isandas oli lõpus, 3. osa lõpus oli ka siuke, et mingisugune ei, et thanks siis kutid, et selle sõrmusega aitasite või mingi siuke. Tolkien oskas kirjutada. Kui Frodo seal üksinda lamab, siis tulevad lihtsalt Zoomi kõned salvestused. Aragorn ütleb, et hei, sa... Hei, thanks mees. Mul on kiire. Thanks video eest. Aga... On olnud emotsionaalne, on olnud põnev ja naerude rohke 100 osa podcastis Ebaõnne 13. Meiega olid täna Max Campus ja Max Sommer sarjast Kutsuge Kobra 11. Ja saatejuht, nagu alati, mina Mattias Naan, loodetavasti, nagu öeldi popkulturistide poolt või selle naise, kes võttis koeratakso poolt, loodetavasti tuleb 100 veel. Nii et külalised, aitäh, et olite meiega. Ja muuseas on ka meie viimane saade. Aga nägemist. Ei ole. Ei ole.
Ebaõnne 13.